Hei, sa vaatad Beauty with Kerli videot ja tänases videos räägin ma ja näitan teile Maxi Lash ripsmeseerumi kasutamist. Näitan oma ripsmeid enne selle kasutama hakkamist, tänast tulemust siis, ehk siis pärast ja ka vahepealseid etappe, kuidas see mulle mõjus, mida ma arvan sellest, mida ma tundsin, kui ma seda kasutasin, kas ma arvan, et see on väärt seda. Jätka vaatamist ja saad teada. Ma ostsin selle siis siin mõned päevad tagasi, selline karbikene. See on siis ripsmeseerum. Tegelikult ma lugesin ka juhendit seal, nad nimetavad seda üldsegi ripsmepalsamiks. Aga ma arvan, et enamus inimeste jaoks on see ripsmeseerum. Näeb ta siis välja selline. Siin on tegelikult väga vähe toodet sees, ainult 3 milli. Eks ole näha kaua sellest reaalselt jätkub, aga samas teda kulub ka väga vähe. Ja ma olen teda nüüd mõned päevad siin kasutanud. Ma meelega mõtlesin, et ma teen selle esmatutvustuse nii, et ma olen juba mõned päevad seda katsetanud, sellepärast et Maxi Lashi kohta öeldakse, et ta võib ärritada silmi ja võib isegi nii hullult ärritada, et sa ei saagi seda kasutada ja ma kartsin päris kõvasti seda, aga õnneks mitte midagi ei juhtunud hullu. Ma korraks tundsin sellist, see ei olnud nagu otseselt sügelus, sükke nagu tõesti kerge võib-olla kuuma tunne, aga nende juhendiski on kirjas, et see on normaalne ja see kaob ära ja tõesti see kadus ära. Mina panen siis enda ripsme juurele seda õhtuti enne magama minekut, kui ma teen oma näohooldusrutiini. Kuna ma kasutan sellist üsna rasvast töömaski, siis ma vaatan, et see seerum saaks sinna ripsme joonele enne, kui ma sinna näiteks seda kreemi panen, sellepärast et kui sa paned paksu kreemi peale ja see satub sinna ripsmejoone lähedale, siis tegelikult see seerum ei suuda sealt võib-olla läbi tungida, nii et minu soovitus on kindlasti iga kord enne teisi asju see peale kanda. Sellega on tegelikult väga mõnus seda sinna peale kanda. Ilmselgelt praegu ei ole veel midagi juhtunud, midagi suureks ei kasvanud, aga ma zoomin lähemale, näitan teile oma ripsmeid ja vaatame kõigepealt siis 2 nädala pärast, mis toimunud on. Täna on 1. mai siis. Ma olen seda praeguseks 4 korda juba kasutanud, ehk siis kusagil 1,5 nädala pärast ma teen esimese sellise check-upi. Vahepeal tõenäoliselt ma käin ka Lash Liftis ja ma tahangi eriti näha, mis tulemuse ma saan, kui ma käin Lash Liftis ära. Kas mul on mega ilusad pikad ripsmed, eks ole siis näha. Sellised siis minu ripsmed praegu on. Mul on ka praegu Lash Lift tehtud kusagil 3 nädalat tagasi umbes, nii et osad karvad on hetkel kuulutatud, osad mitte, mis on uued kasvanud, sellised sirgemad. Ja kuna nad on toonitud, siis need on ka tegelikult suht okeilt näha. Täna on siis 13. mai. Ma olen nüüd kusagil natukene üle 2 nädala seda ripsmeseerumit kasutanud ja ma teen teile väikese close-up võtte, et te näeksite, mis siis siiamaani toimunud on, kas on natukene pikemaks kasvanud või mitte. Ma vahepeal toonisin nad ka musta püsivärviga ära, et neid natukene paremini näha oleks. Järgmise check-upi ma teen nüüd järgmisel nädalal, kui on möödas juba üle 3 nädala ning siis ma ka otsustan, kas ma lähen Lash Lifti neid uuesti keemiliselt koolduma või mitte, sest et ideeliselt see ripsmeseerum peaks aitama neil ka veidikene loomulikult koolduda, aga eks ole näha, mul eriti ei ole usku sellesse, kuna mu enda ripsmed on lihtsalt sellised pulksirged tavaliselt ikkagist alati olnud, nii et eks ole näha. Nii, nüüdseks on möödas kuskil 4 nädalat, kui ma olen seda toodet kasutanud, ehk siis 6 aega roughly. Ma näen küll, et mu ripsmed on muutunud natuke pikemaks, natuke tihedamaks, aga ma tunnen, et järgmine nädal võiks minna Lash Lifti ja ma usun, et see toob selle potentsiaali veel rohkem välja. Nii, tänaseks on siis 14. juuni. Aeg on teha viimane update selle ripsmeseerumi kasutamisest. Ma kasutasin teda kokku siis umbes 5 nädalat ja tegelikult ma käisin 2. juuni juba Lash Liftis ja peale seda ma ei ole teda rohkem kasutanud. Ma mõtlesin, et ma natukene ootan, kuna ma ei taha, et see Lash Lifti efekt liiga kiiresti välja kasvaks, lihtsalt, et ei peaks liiga tihti selles protseduuris käima. Aga sellest me täna ei räägi. Vaatame, millise efekti ta on andnud siis võrreldes sellega, kui ma alustasin selle kasutamist. Praegu mul ei ole ripsmeduši siis peal. Näitan teile kohe ka seda efekti, kui ma oma ripsmedušiga ära värvin. Kuna ripsmekarvad ise on heledad, siis neid ei ole tihtipeale ikkagist nii hästi näha. Selles nurgas on üks eriti pikaks kasvanud karv, mis on kindlasti selle seerumi mõjuga juhtunud, sellepärast et ma ei ole sellist asja varem näinud. Kokkuvõttes võib öelda, et kindlasti ma nägin, et see seerum mõjus. Mingid ripsmekarvad kasvasid eriti pikaks, mõned kasvasid natukene tihedamaks, mis olid sellised lühemad ja ei tahtnud nagu venida oma sellisesse normaalsesse pikkusesse. Aga samas ma usun, et kui ma oleks teda veel kauem kasutanud, siis ma näeksin veel paremat efekti. Et praegu ei ole ikkagist jõhkrat vau-efekti. Nii, sain ühe silma kaetud. Ma kandsin praegu peale päris õhukese kihi. Ma ei tunnegi, et rohkem väga vaja oleks. Lash Lift ise annab päris hea efekti juba ja ripsmeid ikkagist jagub ka. Kui teid huvitab, millist ripsmeduši ma kasutan, siis see on Sensai 38 kraadi ripsmeduš. Sellel on ka palju erinevaid versioone. See on eraldav ja pikendav versioon. Mulle meeldib selle hari kõige rohkem. Katab ilusasti kõik ära, eraldab tõesti nagu ripsmekarvad, ei jäta neid kuidagi tükki. Ja miks ma üleüldiselt seda ripsmeduši fänn on see, et ta ei määri üldse. Ta
ta tuleb maha sooja veega, ta ei ole veekindel, aga ta tuleb ainult sooja veega maha. Ma olen juba aastaid seda kasutanud. Ja Lash Lifti kohta ka, et kui te vaatate, et miks mu ripsmed megakaardus ei ole, siis ma ei lasknud neil meelega teha väga jõhkra kurviga, kuna ma tahan kanda kunstripsmeid ja kui nad oleksid täiesti üles lükatud, siis need kunstripsmed lihtsalt ei mahu siia ripsme ja lau vahele väga hästi, kuna nad on ikkagist pehmema kurviga tavaliselt. Nii, ja suubime nüüd ripsmedušiga ka lähemale. Kokkuvõtteks ma soovitan seda kindlasti proovida, kui sa tahad katsetada mõnda ripsmeseerumit, ära oota kiireid imesid, varu kannatust ja kindlasti kasuta seda järjepidevalt iga õhtu. Räägin ka selle ärrituse poole pealt, et alguses ma tundsin rohkem, et ta ärritas mu silmalaugusid ja tegi nad punakaks. Samas see ärritus ikkagist ei häirinud mind nii palju, et ma oleks tahtnud teda nüüd maha pesta. Kui ma olin teda mõned nädalad kasutanud, siis ma tundsin, et see ärritus läks aina leebemaks ja lõpus ta ei häirinud mind enam üldse ja ma ei tundnud ka, et ta oleks väga tugevalt ärritanud, mis on huvitav, sest tavaliselt kui miski tekitab allergiat, siis allergia pigem kipub tugevamaks minema, et ma ei oskagi nüüd öelda, ilmselt see ei ole siis ikkagist allergiline reaktsioon, vaid lihtsalt kuidagi mingisugune muu ärritus. Ma kasutasin seda 5 nädalat, aga ma tunnen, et siit jätkub veel päris tükiks ajaks. Ma kujutan, et te saad kuskil 2-3 kuud seda kasutada. Mina kandsin lihtsalt ülemise lao äärele, ma alumistele ei kandnud, aga ma tundsin, et kuna ma ju läksin õhtul magama, siis ikkagist ta mõjus natuke nagu oma alumistele ripsmetele ja ka need läksid tihedamaks ja pikemaks, aga ma ei värvi oma alumisi ripsmeid, ma kuidagi olen harjunud seda mitte väga tegema, nii et mul ei olnud sellest nagu väga vahet, kas seal toimus mingi muudatus, aga ülemiste ripside puhul ma kindlasti märkasin seda ja nüüd mõne nädala pärast ma kasutan teda jälle edasi, et siis järgmise Lash Liftiga tuleks jälle samuti ilus selline lopsakas tulemus ja ka tihe tulemus. Aitäh, et sa seda videot vaatasid, ma kindlasti teen tulevikus veel mõne sellise pikema katsetusvideo ja ma loodan, et sulle meeldis see. Aitäh, et sa seda videot vaatasid. Tšau!